Tere! Olete jõudnud Agnese kööki ja täna siis vaatame, kuidas mina teen Mattiasele ja tema naisekesele ja lapsukesele teen siis magustoitu. Kõigepealt ma mõtlesin, et huvitav, mis magustoitu ma teen. Ja siis ma vaatasin esimest Tamme gümnaasiumi kohandussaadet, kus Arnika tegi laimi toorjuustu magustoitu ja mul oli nagu põhimõtteliselt minu oma, mida ma tahtsin teha, oli siis mojito toorjuustu kook, mis oleks siis selline, ka toorjuust ja mojito sisse lähevad ka laimid. Aga ma mõtlesin, et okei, et aga vaatasin Arnika selle asja läbi ja vaatasin, et ei, et siiski on piisavalt erinev, et ma arvan, et ma teen ikkagi enda mojito toorjuustu kooki. Näiteks niimoodi, et võtame siit kohe esimese koostisosa. Minu abikokk täna on siis Pippin. Need suured tükid ei tungi sinna pinnale, kui sa kasutad köögikombaini. Kuna mina teen 2 portsu, siis mina panen 100 grammi. Võid sulatan ära potti. Pott on induktiivpliidi peal. Kas keegi teab, mis asi on induktsioonipliit? Induktsioonipliit on selline magic pliit, kus ei ole vaja ei tuld ega mitte midagi. Siis siin tegelikult tekivad magnetväljad. Magnetväljad käivad siu. Põhiasi on see, et see äär oleks kaetud, et see kõige vedelam osa siit. Ehk siis seda ei tohiks seal olla praegu, jah? No, tähendab, loodame, et see vorm sealt kohast ei leki. Kui teid huvitab, kes on see kaamera taga, kes selle teravmeelseid kommentaare viskab, siis see on mul üks parematest sõpred. Kõige parem sõbranna, Saale. See võib jääb ära sulama. Kontrolli, et sul seal köögikombainis oleks õige lõikur. Mina ükskord proovisin, tahtsin lõigata kartuleid köögikombainis ja unustasin sinna ühe tera lisaks. Sellest ei tulnud sellised ilusad piilutatud kartulid, vaid sealt tuli kartulipudru või toore kartulipüree ja siis ma nuputasin järgmised 2 tundi, mida pagana, ma teen toore kartulipüreest. Kartulipannkoogi tegin. 400 grammi küpsiseid. Paneme siis 400 grammi küpsiseid. Mul on selline tunne, et see kombain on ka nagu vanem kui mina, aga sihukseid asju vist nõukaajal ei tehtud. Suht tükivaba minu meelest. Peaaegu tükivaba. Ma arvan, et asjad teeb paremaks siis, kui ma panen siia võid. Tuli sihuke mõnus üdelasi. Ma tahaks vist äkki natukene rohkem võid panna. Pane natukene võid juurde. Lähen valmis. Pane natuke võid juurde. Arnika küsimus oli päris valiidne, et ma võin ametliku põhjuse selle seletuse ka anda. Sellepärast, et kui me vaatame seda puru, siis see peenem puru saab kukkuda suurema puru pragude vahele ja niimoodi, et see suurem puru saab siis toetuda nagu kõrgemale juba. Silma järgi jaotad, jah? Jah. Kõige täpsem meetod. Üleüldse tegemist on käsitööga, mitte mingi masintoodanguga. Räägib inimene, kes kasutas kombaini just. No, vähe. Lööb otsu. Ei, ma tean, kellele see meeldib. Pärast seda, kui koer on minu käppa lakkunud, siis ma pesen selle ikkagi ära. Eda eemalt siiru. Eda esmalt siiru. Vait.
3 laimi, siis minul on vaja 6 laimi. Ahah. Nii, järgnev toimub läbi lillede. Mul õde ütles, et see on hea riiv. Ei ole. Minutiga 2 tükki. Okei. Mis 2 tükki? See on mul esimene laim. Selge. Palun. Too Tartu poodidesse, Tartu väiksetesse Selveritesse adekvaatset kaupa, palun. Läks kõigest 20 minutit ja ma sain 6 laimi riivitud. Ma ei tunne oma näppe. Succus demerara. Ma pean selle kallama potti, aga enne ma pean selle poti võist puhtaks tegema. Suhkur. 5 detsiliitrit siis vett tuleb panna. Nende õnnetute laimide koor. Mis seal öeldi? Et varrega on tummisem. Okei. Ja siis mündid. Induktsioonipliit on ikka vahva asi. Näe, õpe kiiresti läheb soojaks. Pane želatiin veega likku circa 10 minutiks ja kui on piisavalt paisunud, sulata madalal kuumusel seni, kuni tükid on lahustunud. Ehk siis, et seni kaua, kuni mul see siirup seal on, seni kaua ma saan siis želatiiniga ma ei jännata. Kui sa teed seda siirupit, siis sega natukene vahepeal. Äkki tuleb parem. Näiteks jääb pott terveks, eks ole, ei tule sulle mingisugust karamelli vahele, et ma ootan kõigepealt, et see asi mul keema tõuseks, aga ta ei taha mul väga keema tõusta. Aga induktsioonipliit on ju hea asi ja kiire. Seni kaua, kuni see siirup seal pool tundi siis küdeb, siis ma saan need õnnetud laimid siis siia topsi ära pigistada. Ja täpselt nii, nagu Arnikagi ütles, et siis enne seda, kui sa hakkad neid pigistama, siis rulli neid läbi, et siis nad on sellised mõnusad pehmed, siis tuleb maht tuleb paremini välja. Sul on juba vana koera nägu peas. Nii, saan vahepeal ära vahustada vahukoore. Vahukoor on valmis, see on siuke mõnus, ta ei ole siuke päris või. Aga ta on juba siuke tihedam, ta ei ole väga vete. Nüüd tuleb teha päris mitu asja. Meil on siin nüüd juba valmis siirup, aga selle jaoks, et me saame seda siirupit kasutada. Et meil ei ole vaja seda maltsa, mis siin sees hulbib. Siis ma selle nõrutan siit välja. Kena siirup. Želatiin on põhimõtteliselt valmis. Ta on siin mõned tükid nagu on. Okei. Loodame, et need tükid Mattiase hammaste vahele ei jõua. Mida on vaja siit panna nüüd natukene seda laimivahla siia. Pärast seda laimivahla juurde lisamist ta ei ole enam nagu nii tahed, et ta on veelgi vedelam, et see on niisugune päris mõnus asi, mida siia juurde panna. Sellele želatiinile tuleb juurde lisada kõige 3 laimimahl tegelikult. Nii et mul ta ilmselt siia tassi ära ei mahu, aga vaatame. Želatiinile ei pidanud mitte lusikatäitega panema seda laimimahla, vaid sa pidid selle želatiini ja laimi mögina kõik kokku segama ja siis hakkab ma suur lusikatäie kaupa siis seda siirupit siia juurde panema. Aga mul enam siia vist väga ei mahu. Kausi sisse ma panen kogu selle laimi ja želatiini sodi ja nii. Siia mahub kõik ära. Nüüd, siia läheb mõned lusikatäied seda siirupit. Kuna meil on siin topeltports, siis seda siirupit läheb natukene rohkem kui mõned lusikatäied. Siis me paneme natukene seda sooja siirupit, paneme siia sisse. Nii, me oleme nüüd peaaegu valmis. Meil on kõik koostisosad on olemas. Meil on siin digestive küpsised, meil on siin vahukoor, meil on siin siirup, siis siin on meil siis tahkestamiseks on meil natukene želatiini. Selle asja nimi oli toorjuustukook. Oleks vaja toorjuustu ka. Külmkapi temperatuuril toorjuust ei ole väga hea, sest et ta on siuke mõnusalt tükkis. Okei. No ikkagi lõpuks vahet ei olnud, eks ole, kuidas ma neid kokku segan.
Kus on nali? Nali on see, et see on minu kõige suurem kauss. Ettevaatlikult. Ja küll, ma siin nüüd lisan seda vahukoort ettevaatlikult mu tooliustule. Vaadake, kui ettevaatlikult see on siin ma nüüd lisatud. Agnes ei oska lugeda. Agnes ei oska paljusid asju teha. Nii, nüüd on siin mul ettevaatlikult lisatud vahukoor. Okei, vaatame, mis siis saab, kui ma neid asju juurde panen siia. Mis siin on? Panen siirupi näiteks. Siirup on hea soe asi. Kindlasti väga hea asi, mis sellele õnnetule vahukoorele väga meeldib. Ja seda sa tahtsid praegu teha masinaga, ne? Jah, ma mingi hetk avastasin, et kuule, aga Agnes, ära tee niimoodi. Pange tähele, köögis on Treffneri kuldmedalist. Ei, siin ei ole tükke sees. Mis asja? Mis tükid? Mis sa teed? Panin laimi, mahla ja želatiini segu. Panin natukene siia sisse. No okei. No siis on nii. Nüüd maitsen, kas on ka hea. See nagu ei näe hea välja. Äkki selle lusikaga on parem. Selle lusikaga oli parem. Oh, see oli nii hea. Läts, nii. Ja nüüd silume siit natukene ära, et need mullid siin väga trikke ei teeks. Nii, mis nende kookidega nüüd juhtub? Nende kookidega juhtub see, et ma üritan oma väikeses külmkapis nendele ruumi leida ja siis nad on umbes öö jagu on seal ja siis me loodame sajaga, et see želatiini kogus oli piisav ja et ta on piisavalt ära tahkunud niimoodi, et hommikuks on ta siis siuke ilus kena kook. Praegu sai väga hästi tehtud. Minu meelest ma oma sooritusele ma annan hindeks loomulikult 5+. See õnnetu vahukoor, mille ma siis ettevaatlikult kõige lõpus lisasin. No jah, okei, te ise nägite, mis see juhtus. Aga ma arvan, et ma loodan, et kook sai päris hea. Nüüd siia minna. Enam see kuna kohe. Põmm! Käes on pühapäeva hommik ja lõpuks on täpselt siuke õige aeg mil süüa Agnese tehtud toorjuustokooki. Ma olen väga põnevil sellest, sest ta näeb väga hea välja. Ma siis huviga proovin, millest ta räägib. Ma olen toorjuustokoogi puhul harjunud, et ta on selline kohupiimase tekstuuriga, aga võt see on hoopis sellise jogurtise tekstuuriga. Teeme beebitesti ära, vaatame, kuidas Carolinile maitseb. Mämm. Oi, kohe näpuga, jah? Mämm, kuidas maitseb? See on tädi Agnese tehtud toorjuustukook. Loeme näost skoori. Kui ta pigistab näpud kokku, siis see tähendab, talle väga meeldib see. Ja nüüd vaatame, kas tahab veel ühte ampsu. Tahadki veel või? Kas võtad koos lusikaga ka mämm? Mämm. Laps on rääkinud. See on mõnusalt hapukas. Ta ongi siuke jogurtine maitse. Küpsise põhi tuleb hästi välja siin digestiiviga vist tehtud. Ja huvitav on see, et nii Aini, Arnika kui nüüd Agnese maustud tegelikult nad on hästi võrreldavad ja mingis mõttes hästi sarnased. Aga samas on igaüks üks hästi unikaalse maitsega. Ta on maitselt natukene õhulisem või selline ühesõnaga väga hea. Ühesõnaga väga armas. Me nüüd võtame teise tüki ka välja ja me sööme nad mõlemad ära. Meil on siuke pere hommikukohv siin. Nii et suur aitäh, Agnes, see kook on imeline. Ei tea praegu üldse, mis paljudes me hindame neid ja nõnda, aga minu kõik testid see asi läbi kohe kindlasti ja mina ükskõikseks selle suhtes ei jää. Püsige terved ning head kokkamist!